Tere päevast! Minu nimi on Sulev, perekonimeks Võrno. Järvamaaga seob mind eriti palju ja seob, tegelikult seob küll. Ma olen iga suvi käinud Türil, vahva muusikalirahvaga koos teinud suurepärast muusikaliüritusi ja etendusi. Ja täna on selline kena päev, kus sellise piduliku ürituse võiks just nimelt lauluga. Ja lauluga ema sõber Margus Martmaa, kes on tuntud Karavanist, kes selle loo salvestas, ütles, et sa oled õnnelik mees, sa oled kirjutanud oma emale, et mina ei ole veel seda jõudnud teha. Ma olen tõesti õnnelik, et mul on ema, mul on hoolitseja olnud, mul on õed ja vennad. Isa kahjuks läks oma rada sinna pilvepiiri peale juba aastaid tagasi. Aga ema oli tugev ja võimas, üksinda 3 lapsega võitles elu eest ja andis meile see, mis meil on olemas. Kõik anded, kõik tunded. Tunded kinni külmund ja süda magab pikka talve und. Siis jooksed õue, näen lumememm on lahkunud ja kuula, kuidas oksalt ärkab pund. On lumelinnast saanud voolavu ja saab oma mured saada temaga. Tee üks tiir ümber rääma läinud maja ja kohtuda sa võiksid temaga. Ning õhtu eel me jalutame baris, on sinu käsi minu soojas peos. See kevadpäev nii romantiliselt kaunis, siniliiatest ääristatud tee. Aasta kingib kevad lapse meele, nüüd kummik jalga porilumbis sulistab ja kuurist välja lükkab vana tõukeratas, tee kiire ringi võidutuulega. On kevadkuud suur sündimiste aeg ja igal inimsünnil kord aastas sünnipäev. Su juurde täna seirand lähedastel aeg, kõik õnnitluseks sirutavad käed. Ning õhtu eel me jalutame baris, on sinu käsi minu soojas peos. See kevadpäev nii romantiliselt kaunis, siniliiatest ääristatud tee. Ning õhtu eel me jalutame pargis, on sinu käsi minu soojas peos. See kevadpäev nii romantiliselt kaunis, siniliiatest ääristatud tee. Siniliiatest ääristatud tee. Loodus mängib meile väga palju kätte ja suunab meid ja harib meid. Osata kuulata loodust on suur oskus. Emadel tavaliselt see oskus on olemas. See on nii nimetatud looduse poolt antud. Järgmine lugu räägib ühest haruldasest kaunist jõekäärust, kus on mõnus kalda ääres varbad vette
vette pista ja kuulata, mida see jõgi sulle räägib. Kohtumispaik on Jõekäärus veepiiri pea, kus kuu kiirleb kaaslaseks varju ja sillerdab lainete rea. Vaata, kus jõe voolgeb kõrketes soengut ümber puinunud kivise pea. On lainetel vesised lokid ja hingel on kuidagi hea. Kui kõik näib nagu pea, veel igatsus pakisseb sees, on joomata soovide teel. Siin vabaks lasen veered, las varvaid paitab jõevool, on jõe mind hinge peegel, tal puudub ja soov siin mõtted päästa valla, mis kinni kummik teel. Las jõgi sulle kalla, kruusides soovide teed. Sumeda suvel kohtumispaik on Jõekäärus veepiiri pea, kus kuu kiirdeb kaaslaseks varju ja sillerdab lainete rea. Vaata, kui jõe voolgeb kõrketes soengut ümber puinunud kivise pea. On lainetel vesised lokid ja hingel on kuidagi hea. Kui kõik näib nagu pea, veel igatsus pakisseb sees, on joomata soovide teed. Vabaks lasen veered, las varvaid paitab jõevool, on jõe mind hinge peegel, tal puudub ja soov, see päästab valla, mis kinni tupik teeb. Las jõgi sulle kalla, kruusides soovide teed. Siin vabaks lasen veered, las varvaid paitab jõevool, on jõe mind hinge peegel, tal puudub vorm ja poos. Siin mõtted päästab valla, mis kinni tupik teeb. Las jõgi sulle kalla, kruusides soovide teed. Mu ema silmis on päikeselaik, mu ema juuksed kui merevaik, mu ema musil on maasikamaik ja tema süles on parim paik. Tere õhtust! Mina olen Telle ja suur rõõm on teid kõiki tervitada siin Järvamaa südames Paide Raekojas. Suur tänu meie tänasele esinejale Sulev Võrnole, keda me kuuleme täna õhtul veel. Aastaring on taas jõudnud kauni maikuu algusesse Järvamaa Omavalitsuste Liidul ja Naiskodukaitse Järva ringkonnal on hea meel välja anda juba 10. Järvamaa aasta ema tiitel. Saabuva emadepäeva tervituseks saab sõna Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimees Pipi-Liis Siimann. Aitäh ja tere õhtust kõigile!
Ma arvan, et see oli väga ilusasti ja õigesti öeldud, et saabuva emadepäeva puhul ja selle tervituseks meile kõigile, sest kõigil, kes siin saalis täna on, see on mõeldud just sellise mõnusa koduse, natuke võib-olla tänavuse aasta ema perekonna laienduse kokkusaamisena, kui me ennast ka pere hulka juba tahame lugeda. Kõigil, kes siin saalis on, kõigil on emadepäevaga väga otsene ja selge kokkupuude, sest kõigil inimestel on ema, kes me selle mõistame. Ja emadepäeva ju tähistataksegi selleks, et seda emadust ja seda erilist sidet, mis on emade ja laste vahel, et seda ikkagi meeles pidada, et seda väärtustada ja seda kõigile ka meelde tuletada, et kõik need asjad, mis on nii igapäevased ja enesest mõistetavad, neid me kipume võib-olla vahel tõepoolest kogu aeg on nii olnud, nii on ja jääb ja ei mõtle sellele enam. Ei ole meeles enam öeldagi, et aitäh ema. Ehk et ma usun, et see emade ajal selles osas ongi tore, et see on see üks päev. Ja ise tulin siia mõtlesin, et kas siis tõesti on inimesi, kes on öelnud, et kas tõesti meie tänases ühiskonnas kogu aeg on üks võidujooks ja kõrgushüpe, et ka kõige paremat ema peab valima, aga meie siin ju teame, et see ei ole nii mõeldud, vaid mõeldud on ta ikkagi sümboolselt. Nii nagu kui me esimest korda tänavuse aasta emaga kohtusime, siis ma ütlesin klassis seistes laste ees, et igale lapsele on tema ema, igal aastal aasta ema ja täpselt nii see peabki olema. Ja midagi ei ole parata, Järvamaal me tõepoolest Naiskodukaitse Järva ringkonnaga oleme ka otsustanud siis seda traditsiooni elus hoida, et üks ema Järvamaal peab igal aastal võtma enda õlgadele selle sümboli tähenduse ehk olema siis meie aasta ema kehastuseks. Ja seekord on tore, et valik on langenud jälle sellisele emale, kes tõepoolest on olnud loomulikult väga hea ema oma lastele, aga peale selle tema kohta iseloomustavalt saavad öelda ju kõik õpilased, et tegu on imaliku õpetajaga. Ja ma arvan, et see on ka väga tähtis, et eriti kui ka oma kutsetöös seda meeles pidada, et kõik professionaalsus õpetajana, teadmised ja oskused on olulised, aga teie juures on seda siis tähele pandud, et te olete lisaks sellele ka tõepoolest emaks ja emalikuks inimeseks kõigile enda ümber olijatele. Et ma usun, et see ongi kõige parem ka selline tunnustus ja tänu nendel, kes on seda märganud. Ja loomulikult on, ma usun, tore ka perel, kes teavad ja hindavad ilma tiitlita oma ema igal aastal ja igal päeval, aga on väga tore, kui ka selline laiem natukene tähelepanu ja märkamine oma laste poolt on tõepoolest tulnud. Nii et mina soovin tõepoolest kõigile, kes täna siin on, igaüks oma ema peale võib mõelda igal päeval loomulikult, aga kindlasti peab mõtlema emadepäeval ja püüdma siis olla ise oma emale hea laps ja olla ise hea ema oma lastele, nii nagu me seda kõik igal päeval püüame. Et soovin kõigile kaunist saabuvat emadepäeva ja loomulikult aasta emale sellel aastal eriti palju õnne ja rõõmu sellest emadepäevast. Aitäh! Sõna tervituseks saab Järva ringkonna esinaine Erlin Tealane. Tervitused kõigile! Ma ise mõtlesin, et millest rääkida ja siis ma mõtlesin, ma lähenen kui Naiskodukaitsja. Mõtlen sellele, et kust ma tulnud olen, kus ma praegu olen ja kuhu ma minna või jõuda tahan. Siis ma mõtlen enda peale, kust mina tulnud olen. Mina olen tulnud ka 6 lapselisest perest. Mina olen kõige eelviimane laps. Mul on 4 õde ja 1 vend. Ja ma tean, mis tunnevad need 5 tükki siin. Et mis tunne see on, kui teid on nii palju, kuidas teisse suhtutakse, kuidas te üksteisega läbi saate, kuidas te näete, kuidas teie ema, isa vaeva iga päev näevad. Et mis tunne see on olla ühes suures peres, üks pisike lüli, väga oluline lüli. Et nõu antaks teile, et hoidke üksteist ja hoidke oma ema ja isa, et see on väga oluline. Siis ma mõtlen selle peale, et kus ma täna olen. Ma olen 2 lapse ema ja ma tean, mis tunne on olla ema. Ma ise mõtlen alati, et kui mul oli 1 laps, et väga eriline tunne. Ja siis, kui ma sain 2 lapse, siis see on hoopis teine tunne. Et ema süda ei lähe kuidagi pooleks nagu 2 lapse vahel, vaid et ta laieneb 2 korra. Et see on imeline tunne, et soovitan kõigile emadele, et iga laps toob rõõmu tõesti juurde, see on nii. Ja kui ma mõtlen veel, et mis tunne on olla ema, siis sa näed ümberringi emasi, näed Urvet, siis ma mõtlen ka jälle oma ema peale.
tal on 6 last ja ta on täpselt samamoodi õpetaja. Et on üle 40 aasta olnud õpetaja, et ma kujutan ette seda, et sa oled iga päev lastega, sa tuled koju ja siis sa oled veel jälle lastega. Et see on tore tunne, ma arvan. Et saad nagu jagada, et sa näed, millised on teised lapsed, millised on sinu lapsed, et mõtled selle peale igapäevaselt. Ja siis ma mõtlen, et kuhu ma tahaks jõuda. Ma tahaks tunda seda sama tunnet, mida sina, Olve, tunned. Et lapsed on suured ja nad on sellised vahvate nägudega, sellised, no näha on, et nad on uhked sinu üle. Et seda sama tunnet tahaksin mina ka tunda aastate pärast. Et ma ise tahaks kõikidele emadele edasi öelda seda, et naeratage rohkem, et igapäevaselt, kui Järvamaal ringi liikudes, siis emad on jube tõsiste nägudega. Eriti lasteaeda minnes, et naeratage rohkem lastele, lapsed naeratavad vastu. Et tehkem seda ja ma usun, et kõigil on parem elada niimoodi, kui on naeratavad emad, on naeratavad lapsed ja naeratavad isad. Et hoidkem üksteist, et ma eelmine aasta oli minu emale näiteks, mis tema elu kõige raskem aasta, sest ta mattis oma ema ja ta pidi matma ka oma poja. Et ma ei tahaks, et mitte ükski ema peaks tundma seda, kuidas on matta oma last, et hoidke lapsed üksteist, just oma ema ja isa pärast. See kõige tähtsam. Ma tänan teid. Tõepoolest, naeratus teeb vastu naeratuse. Et naeratama peab. Ja see teeb inimesed õnnelikuks. Piiskade kukkumist kuulan kinni silmi öös ja loodan, et hommikul mulle vastu naeratad sa. Nii ma valvan su nurmist langeb tilga järel tilk ja ärgates koirikul mulle vastu naeratad sa. Sulle vastu naeratan ma, mulle vastu naeratad sa ja sulle vastu naeratan ma. Ulatad käe joostes kastesel teel, Metsajärve juurde viib meid kääruline tee. Kead kokku põimunud on silverdavas vees, olen maailma õnnelikuim mees. Maailma õnnelikuim mees. Mulle vastu naeratad sa ja sulle vastu naeratan ma. Mulle vastu naeratad sa ja sulle vastu naeratan ma. Sinust laulda võin kaua su kõrval olla lõpuni ja loodan, et iga päev mulle vastu naeratad sa. Su elu pole olnud lill, ka minul juhtud mõndagi, nüüd nautida on meie aeg, mulle vastu naeratad sa ja sulle vastu naeratan ma. Mulle vastu naeratad sa ja sulle vastu naeratan ma. Mulle vastu naeratad sa ja sulle vastu naeratan ma. Elu koosneb hetkedest. Nagu tänagi siin on, just praegult on see hetk, kus on väga hea ja mõnus olla, kus tunnustatakse inimest ja tema väärikust. Aga on hetked, mis jäävad elu lõpuni kõlama. Elus kogetud siitust retkeist, seotud tunnetest must pärlikee. Veel on laulmata laul, millel lõputu viis ainsast hetkest, kui ristusid teed. Kuhu kulgeda võivad me tunde, kuhu suuda või sulab jää.
vaid jääb. On kahju, kui igalt see mõte jäänud kinni su peas ja su sees ja süda, kui pulbitseb lätte, karjub hetkest, mis suunab sind veel. Kui sul tundmata pisara maitse ja pooleldi käimata teed, pea keegi sind kusagil kaitseb, sinud siledaks rahutu veel. Kui silmis need ekslevad hinge, siis abikstab puhata käe ja tunne, et korduvaid ringe ainsast hetkest, mis kõlama jääb. Kogetud siitust retkeist, seotud tunnetest mustärli keel. Veel on laulmata laul, millel lõputu viis ainsast hetkest, kui ristusid teed. Kuhu kulgeda võivad me tunded, kuhu suubuda võib sulav jää. Mis soovis ka lendu, kui julged, kartes öelda hetkeks vaid jääb. On kahju, kui idatsed mõtted jäänud kinni su peas ja su sees. Ja kui pulbitseb lätte, karjub hetkes, mis suunab sind veel. Kui sul tundmata pisara maitse ja pooleldi käimata teed, tea keegi sind alati kaitseb, sinud siledaks rahutub veel. Kui silmist need ekslevad hinge, siis abikstab puhata käe ja tunned, et korduvaid ringe ainsast hetkest, mis kõlama jääb. Kui sul tundmata pisara maitse ja pooleldi käimata teed, ja keegi sind kusagil kaitseb, sinud siledaks rahutu veel. Kui silmist need ekslevad hinge, siis abikstab ulata käed ja tunned, et korduvaid ringe ainsast hetkest, mis kõlama jääb. Kes on ema? Ema on keegi, kes võib asendada kõiki teisi, aga keda keegi teine asendada ei suuda. Järvamaa aastaema 2019 tiitli üleandmiseks palume siia Pipilisi ja Kerlini. Tõepoolest, nii nagu selle sümboolse tiitli üleandmine, siis ema on juba ema, teda ei saa uuesti teha veel kord, meie ei saa teha uuesti veel kord emaks nendele lastele, aga me saame üle anda siis selle Järvamaa aasta ema 2019 tiitli ja sellega koos käib traditsiooniliselt nukk ja nuku saamislugu on selline, et see tehakse alati ema järgi. Ja väga tore on sellel aastal juhtum, kus siis läksime kunstniku juurde, see on siis Vesa tehtud nukk ja alati käib see pildi järgi. Ja kui me siis tellisime nukku ja läksime pildiga, siis oli nii tore, kuidas kunstnik fotot nähes kohe ütles, seekord on nii lihtne, et tal kohe tekkis selline energeetiline side, ta ütles, et seekord on tõesti, ta tunnetab kohe sellist head energiat sellest fotost ja sellest nagu inimesest, keda ta polnudki kunagi kohanud. Ja ma loodan väga, meie püüdsime küll kohe näo järgi ära, et see on täpselt see meie aasta ema. Võib-olla oma lastele, oma perele ta nüüd ei ole nii täpselt, aga uskuge, et ju siis on see mingi seletamatu miski selles emas ikka kenasti siia nuku sisse saanud. Ja on selliseks toredaks meenutuseks ja meeleks teile. Nii et Urve Sall, Järvamaa aasta ema. Soovime teile palju õnne, jõudu, jaksu ja tervist ja rõõmu kogu teile perega koos olema. Aitäh teile!
ja nüüd kutsume kõiki 10. Järvamaa aasta ema õnnitlema. Hea Urve, hea ema on see, kes teeb lapsele pai, kui tal hästi läheb. Hea ema on see, kes teeb lapsele pai ka siis, kui alati hästi ei lähe. Hea ema on ka see, kes vahel sarjab, kui seda vaja on, et laps teaks, mis on hea, mis on halb. Aga ühtegi head ema ei ole ilma heade lasteta, sest need emotsioonid, mida sa oled oma lastele andnud, saad sa ka oma lastelt tagasi. Meil on tõesti siiralt hea meel, et tänane aasta ema tiitel tuli Paide linna tublile õpetajale ja heale emale. Palju õnne sulle, Urve! Teie ei tunne, aga mina olen Joko Alender. Minu vanaema on Järvamaalt, see on võib-olla see, mis mind ennast Järvamaaga seob. Loomulikult olen ma ka ema ja tulin siia Riigikogu poolt, kuna mind on Järvamaalt Riigikokku valitud ja lihtsalt soovin öelda edasi suured õnnesoovid ja olgu igas päevas seda emadepäeva tulnud. Ma olen siis õige pere. Kui Urve ujulasse jõuab, siis lendab päike meil seal säravada alati rõõmus ja palun, et olete ühte mõsina. Suur tänu sulle, tugevat tervist ja õnne. Meie 10 aastat järjest on E-tiim ja Eesti Paga järjepidevalt on teie sponsorid ja nemad saadavad teile seda edasi väiksed tiitlid. Ma näen seda teist vaevalist muidugi, kes selle vaevaks võttis, selle kirjatöö ja me oleme töötanud tegelikult koos vist üle 10 aasta vist juba, aina nii kiiresti. Ja ma ei ole kunagi võtnud, kuigi ta on enam-vähem juba nagu minu lastega vanune, sobiks lapseks. Ma olen tundnud tema kõrval ennast noorena. Selles suhtes. Ja kui sa hoolitsed ja näed, siis tütrek aitab hoolitsed.
enne kui jälle puud lehte lähevad, siis ma näen kõik, mis soovi peal sul toimub. Ta on peost osak. Suured õnnesoovid aasta emale ja kogu tema perele. Täname kõiki toetajaid, Eesti Pagar, E-Piim, Paide Ilusalon OÜ ja nukumeister Resa Tiitsmaa, tänu kellele aasta ema konkurss sai taas tehtud. Veel kord saame nautida meie tänast esinejat. Et hoida sellist kaunist ja tugevat perekonda, peab olema väga aus inimene ja usaldama, sest ilma aususe ja usalduseta ei kesta perekond. Luba mul olla suvari ja saata sind eluteel. Sinu põrand, seinad ja lagi, sinu voodi, su kaine meel. Luba mul olla su juures, kui põue on pugenud hirm. Kui sul katki on rebitud juured või kui kildudeks purunenud hind. Saladuse seinad on haprad, piisab vaid väikesest hoovist. Nende hoidjad on näiliselt vaprad, kui ikka nemadki kalduvad loodist. Luba mul olla suvari ja saata sind eluteel. Sinu põrand, seinad ja lagi, sinu voodi, su kaine meel. Luba mul olla su juures, kui põue on pugenud hirm. Kui sul katki on rebitud juured või kui kildudeks purunenud hing. Ning loota võid vaid iseendale. Ka vanas sõber võib osutuda maus. Ükskord heidab meri kõik kaldale. Kui suudaks ära hoida seda kaost. Luba mul olla suvari ja saata sind eluteel. Sinu põrand, seinad ja lagi, sinu voodi, su kaine meel. Luba mul olla su juures, kui põue on pugenud hirm. Kui sul katki on rebitud juured või kui kildudeks purunenud hing. Luba mul olla suvari ja saata sind eluteel. Sinu põrand, seinad ja lagi, sinu voodi, su kaine meel. Luba mul olla su juures, kui põue on pugenud hirm. Kui sul katki on rebitud juured või kui kildudeks purunenud hing. Ja kui kohtad oma elus naist, kes sul paneb sees kõik keerama ja liblikad kõhus tiirlema, see on suurim õnn. See on suurim õnn üle härrale.
kui otsid õnne, las suuna paist. Võib aega minna, nii mees kohtab naist, lootes leida kuskilt kaugusest. Selle ainuõige täiskuu valguses, selles lõputus seikluses suures, neist kaunitest karikates juues. Pole leidnud sellist hinge, kes livikad kõhus paneks tegema ringe. Nii ootasin imet ma, et leida see õige ja hea. Kuid sind kohates taipasin, et otsima õnne ei pea. Ma leiduks sinun sõrmused käes ja suudus suule loonud tühise väe. Nagu janune puu leidub tulvavee, on kaunis naine ja õnnelik mees su kõrval elu lõpuni ma käin. Üks pilk kuu uppus mu siin. Kahe südame vahele armus särme lõi. Pole iial leidnud sellist hinge, kes livikad kõhus paneks tegema ringe. Nii ootasin imet ma, et leida see õige ja hea. Kuid sind kohates taipasin, et otsima õnne ei pea. Ma leiduks sinun sõrmused käes ja suudus suule loonud tühise väe. Nagu janune puu leidnud tulvavee, on kaunis naine ja õnnelik mees su kõrval elu lõpuni ma käin. She gave me life, showed me what was right, taught me not to fight the battles that weren't worth the fight. Right from the start, she held me close, and as time went on, she was strong enough to let me go. There's nothing you can do that will change her love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away.
the smile.